8 minutit. Aitäh! Viimase 10 aasta jooksul juba teine lennufirma läheb pankrotti ja inimene, kes oli mõlema lennufirma puhul selle vastutusala minister, on nüüd meie riigi peaminister. Nordica on aastast 2023 olnud sisuliselt pankroti äärel, kuid Nordicat hoiti kunstlikult üleval ning jätkati maksumaksja raha põletamist. Paratamatult tekib küsimus, kelle huvides see oli. Kuna avalikkus on erikontrolliga juba tutvunud, siis mina tahan keskenduda oma kõnes nendele asjaoludele, mida erikontrollis ei kajastatud. Nimelt, 2023 aasta juulis lahkus päevapealt Nordica endine tegevjuht Jan Palmér ja tema asemele oli vaid mõnepäevase vahega kohe võtta uus tegevjuht, kes tuli läbi konsultatsioonifirma Knighthood Global. Selle konsultatsioonifirmaga sõlmiti leping 6 kuuks ja iga kuu läks see leping Nordicale maksma 190 000 eurot. Ehk siis kokku 1 140 000 eurot poole aasta peale. Ja natuke selle konsultatsioonifirma taustast. Selle firmaga seotud inimesed viisid pankrotini Itaalia ja Malta lennufirmad sarnaste stsenaariumitega ning on välismaal petturliku pankroti eest ka kriminaaluurimise all. Nende töö päädis pankrotiga ka Nordica puhul. Ja seda lepingut konsultatsioonifirmaga arutati ka korruptsioonivastases erikomisjonis. Istungil aga mitu korda rõhutati Kliimaministeeriumist, leping oli vaid 6 kuuks, ärge muretsege, et selle firmaga polnud mingit kokkupuudet ja kontakti pärast 2024 aasta veebruari. Aga see osutus valeks. Tegelikkuses see koostöö jätkus edasi. Konsultatsioonifirmast määratud inimesed jätkasid tegevjuhi finantsjuhi rollis ja nõukogu andis juhatusele ka loa selle firmaga lepingut pikendada. Ja need inimesed said väga suuri juhtimistasusid. Ja eraldi vajab mainimist, et toonane kliimaminister Michal sai selle firma kriminaalsest taustast teada juba 2023 aasta oktoobris. Ja vaatamata sellele lubas ta nende inimestega koostööd jätkata ning lasi veel maksta Nordicale välja täiendavalt 1,5 miljoni euro suuruse laenu KredExilt 2024 aasta aprillis. Poole aasta pärast oli ettevõtte pankrotis. Ja kahtlane on see üldse, kuidas see konsultatsioonifirma pildile ilmus. Täiesti juhuslikult jutumärkides on selle firma partner Nordica üks nõukogu liige Camille Eurlings. Täna enam isegi ei varjata, et kontakt tuli otse temalt ja just tema surus peale ideed, et Nordica vajab kiiremas korras päästemeeskonda. Ühtegi hanget ei korraldatud. Laual oli ka paralleelne ettepanek Lufthansa konsultatsioonifirmaga, aga see millegipärast ei sobinud. Ja korruptsioonivastane erikomisjon on oodanud vastuseid nende otsuste kujunemise kohta juba kuid. Ja siiamaani me oleme saanud vastusteks vaid ümberkirjutisi. Me oleme oodanud juba novembrist. Ühte dokumenti kirjutati 50 päeva. Ma olen uuesti esitanud päringu. Dokumente ei saa. Aga neid dokumente ei saa, sest neid lihtsalt ei olegi olemas. Need olidki suletud uste taga kitsas ringis tehtud otsused. Ja ma räägin ka natuke selle nõukogu liikme Camille Eurlingsi taustast. Tegemist on Hollandi poliitikuga, endise Euroopa Parlamendi liikmega, kellele veel muu hulgas esitas endine elukaaslane kriminaalsüüdistuse füüsilises vägivallas, mis lahendati kohtuvälise kokkuleppega. Ja siiamaani pole vastus küsimusele, millist boonust sai see nõukogu liige Camille Eurling selle eest, et ta leidis konsultatsioonifirma, kus ta siis oli partner kliendi Nordica Eesti valitsuse näol, kes lennundusest midagi aru ei saanud. Et tegelikult see asjaolu tegigi Nordicas niivõrd suurepärase kliendi, lõpmatu riiklik rahastus, ignorantsus ja ükskõiksus omaniku poolt. Ja see nõukogu liige täna keeldub tulemast komisjoni ette aru andma. Teda lihtsalt ei saa kätte. Nüüd rahastuse teemast. Michal on pidevalt väitnud ja tema kolleegid viimastelt valitsustelt ei tulnud ühtegi otsust lisaraha maksmisest Nordicale. 2023 aastal oli KredEx väga hästi teadlik, et Nordica on pankroti teel. Ja nemad ei tahtnud seda lisa 1,5 miljonist laenu anda. Aga KredExile esitleti Nordica uue juhtkonna poolt õhulosse, suursugus plaani sellest, kuidas ettevõte vähendab kulusid, räägib partneritega lepingut paremaks ning jõuab ka eduka erastamiseni. Toetuskirju saadeti Kliimaministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt, kui KredEx neid isegi ei küsinud.
Ma usun, et kõik nõustuvad minuga, et Kliimaministeeriumi kiri Keit Kasemetsa allkirjaga ei saanud välja minna ilma tolleaegse kliimaministri Michali heakskiiduta. Ja mis oli tulemus? Nordica juhtkonna läbirääkimised partneritega, millest nad nii uhkelt rääkisid, jõudsid selleni, et Nordica mitte ei parandanud lepinguid, vaid hoopis kaotas lepingu oma põhilise partneri SAS-iga, mille tõttu lõpuks kukkus ka erastamisplaan läbi. 1,5 miljonit jätkus pooleks aastaks. Ja tuletan meelde, et see konsultatsioonifirma, millest ma rääkisin, nende palkamiseks läks 1,140 000 eurot, 1 140 000 eurot. Ja palgatud konsultandid töötasid juhtkonnas ja juhatuses edasi kuni Nordica pankrotistumiseni ja maksti neile suuri juhtimistasusid, et neil oli palk 25 000 eurot kuus. Kokkuvõttes võibki tõdeda, et konsultantidele maksti suuri juhtimistasusid selleks, et nende suursugune päästeplaan viiks Nordica hoopiski pankrotini. Ja kõik sellega seotud materjalid ma andsin üle ka prokurörile, kes menetleb Nordica kaasust. Aga kui ma seda kõike räägin, siis paratamatult jääb mulje, et välismaised ettevõtjad kasutasid ära eestlaste ignorantsust lennunduse teemal, võtsid Nordicast kõik, mis võtta andis, ja kahju jäeti Eesti maksumaksja kanda. Teine tunne, mis tekib, on see, et Nordicat hoiti iga hinna eest kunstlikult elus selleks, et oodata ära, kuni Michal liigub Kliimaministeeriumi Stenbocki majja, et vältida uudis, kus tema siis ministriks olemise ajal läheb juba teine järjestikune Eesti riiklik lennuettevõtte pankrotti. Tulevase peaministri jaoks ei oleks just kõige parem stardipositsioon. Ja väga kavalalt oli Reformierakond uue koalitsiooni valguses, mis nüüd on vana koalitsioon, valmis looma ka eraldi taristuministri portfelli sotsidele, kuhu siis suunati kõik need projektid, millega Michal tegeles ja kus on üleval painavad finantseerimisküsimus. Nordica, Rail Baltic, sotsid omalt poolt arvasid, et said suure võidu selle lisaministri kohaga, teadmata, et Reformierakonna suurem plaan oli lihtsalt selles, et löök tabaks kedagi teist, aga mitte Michalit ennast, kui Nordica pankroti uudised tulevad. Ja niimoodi ju ka juhtus. Aga kõige tugevama löögi on siin saanud kahjuks Eesti maksumaksja. Ja seetõttu on seda uurimiskomisjoni vaja, et kõik päevavalgele tulla ja olla ka prokuratuurile abiks. Aitäh! Suur tänu teile!